Sa ühes videos räägid seda ka, et startupide puhul on nagu selline nii miinus kui pluss see, et seda tavaliselt teevad suured egod. Et sul peab olema ego, et asju nagu viia ja läbi nagu seina minna oma ideega ja see maha müüa. Samas, kui sul on nii suur ego, siis see on nii sinu beebi, et sul on nagu raske sellest lahti lasta ka, et hästi keeruline olukord. Kui ma nüüd mõtlen näiteks, kas või meil on siin täna personalijuhte palju, kes võtavad ette mingeid erinevaid projekte oma ettevõtetes ja näevad oma tiime neid projekte tegemas. Kas sa oled tähele pannud mingisugust ühist omadust või nimetajat nende inimeste puhul, kellel nagu paremini välja tuleb see otsustamine, et kuna lahti lasta ja kuna edasi panna? Kas on mingisugune isiksuse omadused või kuskilt nagu aru saada, et need inimesed, nagu, et usaldama neid, nemad teavad, mis nad teevad, kui nad ise aru saavad, kui nad ämbris on, ja need on need inimesed, kellel ilmselt on vaja kõrvalt öelda, et kulge, lõpetage. Sellised tõsised alfaid, sellised nagu alfa isased, alfa emased, nagu nendel on tavaliselt ikkagi suht üks käik edasi. Ja siis on nendel teinekord on vaja kõrvalt, et keegi nagu emotsionaalselt, füüsiliselt ütleb, et wait, stop, et nagu oota, mõtle. Aga tegelikult ma arvan, et enamus inimestel ikkagi on võimalik teha see pivot ära ja muuta. Ego on loomulikult nii raske asi, et ikkagi kogu aeg sul seal taga see kummitab, et sa oled nii palju aega juba pannud siia sisse ja nii edasi ja see muudkui tiksub siin kogu aeg taga. Ja kõik need asjad, mida sa ei tohiks võtta arvesse, sest need on kõik ju fallacies, sunk costs fallacy. See, et sa oled sinna 2 aastat sisse pannud, see ei tähenda, et sa peaks 1 minutit seal olema, eks? Aga sa ikkagi hakkad mõtlema, et kurat, et 2 aastat. Ja raha ja aega. Ja siis on raha nii palju ja sa hakkad seda kõike loendama. Ja kui sa paned selle kõik arvesse, siis sa mõtled, ma pean ju edasi minema. See on ka selline sundolukord ja tegelikult ma olen näinud, kus inimesed double down ja muudkui panevad veel rohkem sisse, kui sama, see on peaaegu sama asi, kui vaatad kedagi pokkerit mängimas laua taga ja sa mõtled, et fuck, et nagu tüüp lõpeta, et nagu that's it, et ära nüüd rohkem pane, et nagu sa juba kaotad, et nagu see midagi paremat siit ei tule ja sa näed, et nagu ta on lihtsalt läheb sellega kaasa. Seda juhtub, sest et startups, sul on vaja seda suurt egot, miks ma ütlesin videos, et seda suurt ego on vaja, sest et ikkagi tegelikult startup CEO on nii-öelda modell, eks? Ja ükskõik, mida me ei tahaks nagu mõtelda või arvata modelli tööstusest või modelli elust, on see, et neil on pidev ei saamine, nagu kogu aeg ei. Nad saadavad oma igasugu pilte, asju, värke välja kogu aeg ja on ei, liiga paks, liiga pikk, liiga mis iganes, liiga blond, liiga, kogu aeg on neid ei. Ja CEO saab enamus aega, 90% ajast, kõik mida ta kuuleb on kogu aeg no, fuck off, no. Kõik on nagu, we didn't call you. Kogu aeg seda eid ja seda negatiivsust ja seda kogu aeg tuleb, et sul peab olema nagu, ma ei tea, kas see on igast mingi suht selline tugev center, et kuidas sa pead sellele vastu, kui pidevalt hommikust õhtuni, esiteks sul on intervjuu, sest kui sa oled startup CEO, siis sa tõstad raha hommikust õhtuni. Seda midagi muud ei teegi, eks? Sa eladki seda, ehk siis sind kogu aeg intervjueeritakse, sind kogu aeg nagu mõõdetakse, vaadatakse, et kas ta ikkagi on selliste omadustega, ta tellis sellise joogi, et nagu ma ei telliks seda, igasugu, ja siis sa hakkad ise, sul hakkab mingi paranoia, et aga mida ma siis peaks tellima, et mida tema tellis, et ma tellin sama, igasugu nagu weird, et sa oled kogu aeg selle luubi all ju. Ja siis on tõepoolest su ego hakkab mängima igasugu trikke, et võtma siin näiteks mingeid nõrkusi, mis sul on, ja võimendama neid, kui sul on mingi hirm, eks, et võib-olla see ei ole no big deal, keegi teine paneks tähelegi, aga just see ego mäng, see, et kas sa suudad, kas sa oled ikka võimeline ja come on, et see on natuke liiga suur su jaoks, mis iganes, need hirmud ja kõik need hakkavad tulema ja need hääled, siis not fun.